Virginia rääkis vaikselt ja kerget murrakut kasutades. Ta kirjeldas ennast kui Bridie Murphy nimelist Iiri naist ja väitis end olevat sündinud 1798. aastal Corki linnas Iirimaal, meenutades arvatavasti 19. sajandi Iirimaal elatud elu, jätkas Bridie märkimisväärse üksikasjalikkusega oma eelmise elu faktide kirjeldamist hoogsa ja järjest tugevama iiri aktsendiga, millest oli raske aru saada. Tundus nagu poleks see naine, kes istub hüpnotiseerija diivanil ja räägib tema magnetofoni, enam 20. sajandi Colorado koduperenaine, vaid tõeline 19. sajandi iirlanna. Kuigi suurem osa Virginia meenutusi ei olnud midagi enamat kui lühikesed ja seostamata lookesed väidetavast eelmisest elust, olid mõned neist siiski piisavalt üksikasjalised, et aidata naise jutu õigsust kontrollida. Bridie oli sündinud Duncani nimelise Corki advokaadi ja tema naise Kathleen Murphy tütrena. Samuti meenutas Virginia Bridie abielu Sean Brian McCarthy'ga ja elu Belfastis, kus ta ka 1864. aastal 66-aastasena suri. Edasi nimetas ta hulga kohti ja tuttavaid oma eelmisest elust ning tuletas meelde teisigi ainulaadseid üksikasju, mis olid liiga täpsed, et olla lihtsalt väljamõeldised või uitava fantaasia vili. Ta kasutas näiteks arhailisi sõnu, millest saaks aru vaid see, kes on õppinud kohalikke iiri murdeid ja oskas täpselt nimetada mitut majapidamisriista nende 19. sajandi nimedega. Ta oskas täpselt loetleda ajastu rahaühikuid ja geograafilisi kohti, mis on ammu ümber nimetatud, kuid olid 19. sajandil kasutuses. Ta isegi nimetas õigesti 2 Belfasti vürtsipoodi, millega Bridie oli 1850. kokku puutunud. Lõpuks selgus, et mõlemad olid ka tegelikult olemas olnud. Ootamatus tulemuses kimbatuses ja oskamata sellest kõigest midagi arvata, korraldas Bernstein Virginiaga järgmisel aastal veel 5 seanssi. Need on lindistatud ja kõigil olid tunnistajateks proua Bernsteini ja proua Tai abikaasa, lisaks veel teisedki inimesed. Pärast mõnekuulis kõhklust, mida selle informatsiooniga peale hakata, palkas Bernstein koos paari ajakirjanikust tuttavaga lõpuks uurijad, kes pidid Tai loo üle kontrollima. Muidugi ei läinud kõik takistuseta. Kõigepealt polnud ühtegi kirjalikku ülestähendust Bridgeti, Bridie tavaline hüüdnimi tol ajal Kathleen Murphy'st, kes oleks sündinud Corki advokaadi Duncan Murphy tütrena 1798. aastal, ega ka ühtegi märget Belfasti Brian McCarthy'st. Kuid need raskused on lihtsalt, mõni võiks öelda, et mugavalt selgitatavad tõsiasjaga, et kõnealusel perioodil oli Iirimaal täpne kirjalik registripidamine peaaegu tundmatu. Lõpuks osutus mitu üksikasja Virginia jutust tõeseks ja Bernstein oli veendunud, et Tai lugu on reinkarnatsiooni ehtne tõend. Vaimustunud sellest, mida see võiks tähendada inimkonna otsingutele, et mõista pärast surma toimuvat, otsustas ta kirjutada juhtunust raamatu. Bernstein ei teadnud siis veel, et ta on juhtimas lugejaskonna kujutlusvõimet ettearvamatus suunas. Bernsteini esimesest raamatust Bridie Murphy otsingutel sai ootamatult bestseller ja juba esimese 2 kuuga, alates selle müügile tulekust 1956. aasta jaanuaris, müüdi seda üle 170 000 eksemplari. Üleööline sensatsioon. 39 ajalehte kajastasid Bernsteini aruandeid mälestustest eelmisest elust. Raamatu lühendatud versioon ilmus mainekas ajakirjas True. Müüdi ära 30 000 plaati, kuhu olid
lindistatud seansid naisega, kes kasutas pseudonüümi Ruth Simmons, et kaitsta Tyed ja tema abikaasa privaatsust. Hollywoodis lavastati loost film. Juhtunust inspireerituna kirjutati isegi laul, mis sai populaarseks. Idee reinkarnatsioonist, uskumus, mida seni toetas lääne inimestest ainult pisike vähemus, murdis kiiresti võimsalt rahva teadvusesse. Bernsteini õnnetuseks ei kestnud edu kaua. Ajaleht Chicago American saatis Iirimaale ajakirjaniku, kes pidi uurima Pride'i väiteid ning Tai loo edasisel uurimisel paljastas ta mõned häirivad faktid. Lisaks sellele, et Pride'i olemasolus polnud kirjalikke tunnistusi, nagu Bernstein oli ka ise möönnud, ilmnesid peagi tähtsamad probleemid. Näiteks ei suudetud Pride'i kohta leida ühtegi märget Belfasti St Theresa kirikust. Samuti ei olnud tõendeid isa Cormanist, preestrist, kes väidetavalt naise laulatanud. Lisaks veel teisigi esmapilgul väikesed, kuid olulised üksikasjad. Meenutused, kuidas lapsena kraabiti metallist voodiraamilt värvi maha, samal ajal kui rauast voodid polnud selleks ajaks veel Iirimaale jõudnud. Ja kuidas elati puust majas nii metsavaesel Iirimaal, vähendasid tema mälestuste tõepärasust veelgi. Kuid kõige hävitavamaks osutus avastus, et Tyl oli lapsena Chicagos elanud naaber nimega Raidi Cottrell, kelle neiupõlve nimi juhtus olema Murphy. Peagi ilmnesid teisedki hävitavad faktid. Tyl oli Iiri päritolu tädi, kes arvatavasti lõbustas noort ja mõjutatavat tüdrukut lugudega Iirimaast. Samuti levisid kuuldused, et teismelisena meeldis naisele rääkida Iiri murrakus ning keskkoolis oli ta õppinud tantsima Iiri tšiigi. Midagi taolist oli ta ka ühe seansi ajal näidanud. Kui ajalehed olid laastamistöö lõpetanud, näis vägagi tõenäoline, et Ruth Simmons lihtsalt meenutas mällu peitunud ammu unustatud lapsepõlves kuuldud lugusid, mida ta oli suuteline meelde tuletama ainult hüpnoosis. Sama äkki, kui see algas, oli Pride'i Murphy saladus vähemalt teaduse ja üldsuse silmis lahenduse leidnud. Üleöö esile kerkinud hämmastav lugu Ameerika keskklassi koduperenaisest, kes suutis meenutada 19. sajandi Iirimaal elatud eelmist elu, paigutati ümber pseudoteaduse kolihunnikusse ning juhtumit võib tuua säravaks näiteks veenmisjõust ja sellest, mismoodi peitunud või kadunud mälestused võivad mõjutada alateadvust. Hilisem uurimine pani ka mõned skeptikute faktid kahtluse alla ja Bernstein säilitas usu Murphy juhtumi ehtsusesse kuni oma surmani. Džinn pääseb pudelist välja. Oli Pride'i Murphy juhtum nüüd tõeline eelmise elu meenutus, targalt toime pandud pettus või näide inimaju võimest meenutada ka lapsepõlve kõige pisemat sündmust, siiski ei eitanud keegi, et raamatu Pride'i Murphy otsingutel abil toodi reinkarnatsiooni teema lääne inimesed teadvusesse. Seni uskus taas kehastumist vaid väike osa elanikkonnast, aga niipea kui Tai lugu jõudis raamatulettidele, hoolimata selle hilisematest ümberlükkamistest, hakkas huvi teema vastu kasvama. 1960. lõpul muutus see järjest populaarsemaks eriti noorte hulgas, kes ütlesid lahti traditsioonilisest lääne religioonist ning olid avatud välismaistele arusaamadele. Neid ahvatlesid idamaiste gurude teosed ja New Age'i meistrid. 70. ja 80. aastatel levisid üleloomulikke ja okultistlikke teemasid käsitlevad kirjutised, samuti raamatud kanaldajatest, inimesed, kes väidetavalt suhtlevad kehatute olenditega. Kuulsused nagu Shirley MacLaine tutvustasid reinkarnatsiooni teemat. See võimaldas inimestel järjest enam kujundada oma arvamust.